ja kulminatsioon on käes. Saali jalgpallimeistrivõistluste finaalseeria esimene kohtumine Narva Unitedi ning FC Kosmose vahel saab alguse õige pea. Meeskonnad sammuvad kohe-kohe juba platsile. Paarkümmend inimest ilmselt see mahuks ja on alanud. Pantelejev, kes võtab iset ja kohe vasakuga vajutab, ohtlik löök. Saali jalgpall on väga populaarne, Narvas ja tuleb ohtlik löök Panteljevilt. Grigorjev pääsmas 1-1 väravahiga ja tuleb hea jalatõrje praegu Medvedjevilt. Ja hooaja esimene trofee on neil kirjas igal juhul. Kahtlemata tahaks nad seda veel suurendada siin. Amosov nüüd lööb aga ja on olemas 1-0. Oleg Kaljurand viib Kosmose mängu juhtima. Kui mängida jääb 12 minutit ja 16 sekundit. No tundus, et Amosov tahtis ise peale lüüa, ebaõnnestus, aga seal nii õnnelikult, et Oleg Kaljurand oli meetri kahe peale olemas ja rahulikult siseküljega selle palli Maksim Medvedjevi selja taha lükkas. On päris hea ja Medvedjev pani sinna müüri ette ka vaatama ja Grigorjev lööb ja otse Medvedjevile. Medvedjev natuke. Amosov on olemas. Grigorjev söödab ja sealt tuleb madalalt ja värava joonelt toob praegu Osmanov selle palli ära. Grigorjev, väraval on Pjanin olemas ja Pjanin lööb posti. Teine mees selleks valmis ja ei avane sinna. Nüüd on suurepärane võimalus mängida Rustamov kahe. Ilmselt selle poolega on kõik ja rahulikult veeretatakse see 1-0 lõpuni. No kas Kosmos veel proovib ja saab Amosov mängida ja tuleb posti veel löök, aga selline oli siis avapoolaeg Narvas. Saali jalgpallimeistrivõistluste esimene finaalkohtumine Narva United FC Kosmos. Palliga on praegu Stanislav Bõstrov number 13 ning lükkab söödu number 5 Aleksei Pantelejevile. Grigorjev ise selle välja võitlema. Grigorjev hästi mängib ennast löögiga, lööb vasakule ja on olemas 2-0 Erik Grigorjev ja jääb maha ka rusikaid peksma vastu seda saali põrandat, aga ka auga ja välja teenitult. No nüüd näeme, miks tasub Erik Grigorjevile palli anda, sellepärast et ta vajutab selle lihtsalt sinna värava võrku ära ja on 2-0 FC Kosmosele. Nüüd selline algus Narva Unitedi jaoks teisele poolele kahtlemata ei sobi ja ei meeldi, kui 18 minutit veel mängida kolmandat väravat. Pantelejev Bõstroviga mängib hästi kokku ja kas Pantelejev lööb ja suurepärane tõrje praegu Mark Poskini. Pantelejev, paremale Fjodorov. Jegorov ja lööb olemas, on 1-2. Selline õnnelik värav praegu Aleksandr Jegorov lööb Aleksei Panini. Põrkes selle rikošetis selle palli väravast, et selline kindlasti Jegorov arvel see läheb, aga suureks abiks oli praegu Aleksei Panin ja tundub, et praegu toitis selle endava väravavahi taktika Narvat ja saab Maksim Medvedjev tagasi tulla, kui 4.52 jääb mängida. 4.52 on mängida ja Narva United on nüüd kõigest ainult ühe väravaga taga. 1-2 on tablool ja Narva elab praegu täiega ja rahvas läks saalis käima ja inimesed kallistasid üksteist siin minu kõrval, et päris vahva oli kohe vaadata. Tarasenkov tagasi Pantelejevile, Fjodorov otsib Tarasenkov ja Tarasenkov lööb ära ja Narva hullub. Narva saal on praegu, tähistatakse see katus pealt ära 24,3 sekundit enne normaalaja lõppu. Aleksandr Tarasenkov lööb 2-2 viigi. Vaadake neid emotsioone, see on puhas emotsioon, see on saali jalgpall Narvas. 24,3 sekundit, Narva oli suures hädas, Narva oli 0-2 taga, aga nüüd on 2 tablool ja 24,3 sekundit mängida, nii et tundub, et me näeme ikkagi täna 2 korda 5 minutit lisaaega, sellepärast et Narva võitlus väga sitkelt, Narva ei andnud alla kaotusseisus ja Narva tuli tagasi ja nüüd on tablool 2-2. Aleksandr Tarasenkov, tõeline vanameister. Ruubel, no tundub, et rahulikult läheb see ikkagi kõik lisaaja suunas, ja ongi nii. Daamid ja härrad, 2-2, Eesti saali jalgpallimeistrivõistluste esimene finaalmäng, 2 korda 20 minutit normaalaeg on läbi, tablool ilutsevad numbrid 2-2, selle esimene lisaaja poolaeg. Varem selle tiitlit peakohale ei ole tõstnud ei FC Kosmose ega Narva United. Pantelejevile, Bõstrov, Osmanov tema vastu, Bõstrov saab löögile, aga napilt mööda. Takerdus ja juba sai palju üle kontrolli, väravaht. Ja Šrubkovski lööb ja on olemas 3-2 täiesti tühja koha peal, praegu Mihhail Šrubkovski lööb ära. Ja praegu Narva mehed on küll pettunud, Maksim Medvedjev jääb sinna istuma, ei tahtnud ise ka aru praegu, kust see pall tuli, aga Mihhail Šrubkovski, teie ees number 21, viib Kosmose uuesti lisaajal 3-2 juhtima, aga Poskini jalad on seal vahel. Amosov nüüd otsib hästi Grigorjev saab rinnaga maha ja lööb Grigorjev ära 4-2. No nüüd on Kosmos tsoone peal, näete seda Erik Grigorjevi tantsu. Aga pool väravat kindlasti läheb Juri Amosovile, kapten Juri Amosov suurepärase sellise džipiga leidis ikkagi liini tagant Grigorjev võttis hästi rinnaga maha ja lahendas külmavereliselt praegu selle 1-1 olukorra Maksim Medvedjevi vastu ära. Ja on 4-2 läinud väga lühikese ajaga FC Kosmose juhtima. Nüüd värav on tühi, mida teeb Grigorjev ja leiab praegu Pavel Ruubelin. Ruubelin on värav täita tühi.
ja kas Ruubel ei suudaks olukorda ära lahendada ja lõpuks ikkagi Grigorjev lööb täis vihaga, lööb selle palli sisse, nüüd on 5-2. No natukene siin tundus tõesti, kas Pavel Ruubel suudab selle olukorra ära munada, aga nüüd on ikkagi näod on nalja täis kosmosemeestel ja Erik Grigorjevi nägu muidugi surmtõsine. See mees on löönud täna juba 3 väravat, aga hästi selle olukorra Rustamov veel lööb, aga enne on kõlanud ka lõpuvile, või õigemini poole lõpuvile siis ja miski pole võimatu, et korra nad juba samas. Grigorjev versus Medvedjev, kes keda, Grigorjevil 3 väravat kirjas, Medvedjevil hulga rohkem tõrjeid täna tehtud juba. Ja Grigorjev lööb vasakuga, lööb ära 6-2, Erik Grigorjev õhtu 4. värav ja mehed ikka, õrnalt võtab muigele, aga tundub, et ta väga ei taha tähistada ka siin võib-olla oma mehed tegelikult ise ju pikalt mänginud Narva Transis. Ruubel Srukovskile ja Panin saab veel minna ja Panin jäi lähedale peale ka korralikult. Põstrov ja on olemas 7. värav. No Kosmos lustib juba täiega, Aleksei Panin praegu lööb 7. naela praegu Narva Unitedi kirstu ja no muidugi Panin ise võib rõõmustada, aga siin Narva mehed on täitsa löödud ja täitsa hämmingus ja aus vastus on ka see, et publik tribüünidelt lahkub ja saal on ikkagi jäänud poole tühjemaks vähemalt. Veeretavad selle kohtumise lõpuni ja juba vaikselt kosmose pink ja üksikud fännid, kes on siia tulnud, on juba püsti tõusnud ja täpselt nii kõlab kohtuniku lõpuvile. 7-2 on saali jalgpalli meistrivõistluste esimese finaalkohtumise võitnud Tallinna FC Kosmos.